Tere! Oleme jõudnud siis tehisaru praktilise osani ja täna ma siis tutvustan teile selles videos ChatGPT võimalusi. Nii et tehke kaasa ja kindlasti siit tuleb ka hiljem koduse tööülesanne. Enne kui me lähme konkreetse rakenduse juurde, vaatame siis neid erinevaid ChatGPT versioone. Nagu eelpool sai öeldud, siis tegelikult ChatGPT sai loodud aastal 2022 sellise esmase versioonina, mis siis pakkus tekstipõhist vestlusfunktsionaalsust. Ja tegelikult nii-öelda andmete treeningperiood on kuni 2021 aastani. Nii et need vanemad versioonid, ChatGPT 3.5 ja tegelikult kuni ka ChatGPT 3.5 Turbo, need siis koguvad andmeid või neil on olemas informatsioon kuni 2021. aastani ehk värskemaid andmeid nad ei paku. Ja tegemist on siis tasuta versiooniga. Siis ChatGPT 4.0, mis siis on 2023. aastal välja tulnud, on tasuline versioon, aga tema eelis on siis see, et tema siis saab pakkuda infot ja andmeid kuni aastani 2023. Nüüd uuemad versioonid, mis eelmisel aastal välja tulid, oli ChatGPT 4o ja 4o mini, siis O1 Preview ja O1. Ja tegemist siis kahe esimese puhul on tegemist tasuta versioonina ja nemad juba siis koguvad andmeid aastani kuni 2024 või kasutavad andmeid ja saavad neid. Nii et siis kui me vaatame tasuta versioonidest, mis teil siis saadaval on kohe, kui te sisse logite, on siis ChatGPT 4o, mis on siis selline multimodaalne mudel, mis tegelikult on võimeline ka pilte genereerima, heli ja on siis teatud kasutuspiirangutena siis kättesaadav. Ja 4o mini on siis selline väiksem versioon, mis asendab siis ChatGPT 3.5 ja sobib siis ettevõtetele, idafirmadele. Nii, kes soovivad siis ka teenuseid automatiseerida. Ja O1 Preview ja O1 on juba tasulised versioonid, mis siis suudab rohkem mõelda, ta tegelikult pakub ette ka erinevaid selliseid nii-öelda ise esitab küsimusi, millele te saate vastata. Nii et pakub need lahendused või vastused on täpsemad ja kiiremad ja tema on siis kättesaadav ka igasugust näiteks Teamsi kasutajatele, Enterprise ja edu kasutajatele. Nii, ja siis on siin lõpus veel O1 Pro Mode, O3 Mini ja O Mini High, mis on siis, kaks viimast on siis sellel aastal loodud ja ka samamoodi tasuta versioonid ja nemad siis, nende andmete treeningperiood on siis juba kuni 2025. aastani ja on siis suurema jõudlusega, saavad lahendada keerukamaid ülesandeid. Nii. Ja siin on ka üks võrdlus siis tasuta ja tasulise versiooni vahel. Pro versioon on, tasuline versioon on üldiselt kuskil $20 kuus ja Pro versioon on siis $200 kuus. Siin on ka välja toodud siis mudelid, tasuline versioon on natuke kiirem. Siis tal on pikem konteksti, mäletab rohkem ja kauem, on parema jõudlusega, toetab suuremaid faile. Aga tegelikult ma julgen öelda, et tasuta versioon on tegelikult ka väga esialgu kindlasti väga piisav, nii et ei pea kindlasti selle eest hakkama maksma. Nii, ja konteksti tundlikkus, miks üldse ChatGPT assistent, ma näitan teile ka assistenti, on oluline see, et te saate, siin on näha minu assistendid, et mul on kõrghariduse assistent, eesti keele toetaja assistent ja koolitaja assistent. Ehk ta õpib tundma just nimelt nii-öelda mind vastavas rollis. Näiteks kõrghariduse assistent, ma küsin erinevaid teemasid, mis on seotud kõrgharidusega, tehnilise kõrgharidusega, aitab mul kirjutada võib-olla mingeid selliseid olulisi sõnumeid koostada.
Siis koolitaja assistent aitab näiteks koolitusplaani koostada, ka samamoodi mingeid tekste luua ja nii edasi. Nii et kindlasti ta on selline personaliseeritud ja lähtub siis sellest nii-öelda sellisest nii-öelda minu vajadusest, minu stiilist ja ma saan ette anda talle konteksti, ma saan talle ette anda erinevat informatsiooni, millega ta siis oma vastuste koostamisel arvestab. Milleks ChatGPT-d kasutada? Noh, kõigepealt on siis erinevad pealkirjad, küsimused-vastused, erinevad lihtsamad artiklid, tekstid, pildid, tabelid, diagrammid. Oluline siis on see, nii nagu me vaatasime selles üldises tehisaru tutvustuses, et sõnastada see soov võimalikult selgelt, lisada märksõnu. Kui te saate vastuseks selle, mida te ei oodanud, siis täpsustada, muuta stiili, siis faktide osas tuleb kindlasti ettevaatlik olla, üle kontrollida. Näiteks Facebooki postituste puhul mina ka kasutan, ta lisab emootikome, kirjutab seda teksti nii-öelda Facebooki stiilis ringi, et mina annan talle lihtsalt sellise väikse sisu ja tema koostab sellest sellise väga võib-olla siis lugeja jaoks põneva teksti. Noh, näiteks siin on lihtsalt üks näide, et on vaja läbi viia seminar tehisaru teemal, paku pealkirjad. Et noh, tõepoolest, siin on muidugi omad nüansid, et ta alati pakub seda, tal on oma stiil näiteks siingi, et ta paneb kõigepealt tehisintellekt, koolon, siis kirjutab, siis ta kipub suurtähtedega kõiki sõnu panema, et muidugi soliidne on, kui te siis ikkagi ära muudate ja mina ei ole ka kunagi kasutanud täisteksti, mis ta pakub, vaid ikkagi noh, ma kasutan ja redigeerin, sest kipub ülivõrdes kirjutama. Nii. Ja tuleb siis kirjutada, sisu on soovitav kasutada siis osade ja lõikude kaupa. On vaja määrata stiil, kas siis vanus, mingisugune, kas noorem või kas siis teie kui kirjutaja stiil või sihtrühma stiil, kellele kirjutate, kas ta on kriitiline, kas te tahate mingis kirjaniku stiilis kirjutada, kas ta peab olema põnev või innovaatiline. Nüüd, et efektiivsemalt saada tulemusi, siis mina soovitaks nii, et see tekst, mida te tahate, et ta kasutaks, oleks jutumärkide vahel ja küsimus või ülesanne oleks siis tavalise tekstina kirjutatud. Tuleb sõnastada eesmärk, väljund, mitu sõna, mitu lauset tahate. No näiteks kirjuta 3 lausega Facebooki postitus, miks tulla tööle Ida-Virumaale, lisa sobiv pildivalik. Ja siis ta pakub teile versiooni välja või variandi välja. Ja iga kord saab siis uue chati avada. Siis on võimalik näiteks ka kirjadele vastuseid kirjutada. Noh, jällegi mina ei ole seda kasutanud, aga ma tean, et mõned inimesed kasutavad, väga keeruline kiri. Tõlkeks, kui on näiteks saadetud kas inglise, saksa või prantsuskeelne kiri, võimaldab väga kenasti kõigepealt selle kirja lugeda ja siis kirjutada soliidne vastus. Keelekorrektuur soovitan väga kasutada, ta korrigeerib nii eesti keelt kui ka teisi keeli. Siis erinevate protsesside kirjeldused, näiteks ametijuhendid õpetajale, direktorile, ma ei tea, sekretärile, tehnikaspetsialistile, ainekaartide loomine, rollimängude läbiviimine, intervjuu küsimused, tagasiside küsimustik. Tegelikult päris palju on neid olukordi, kus on kasulik seda kasutada. Ja siin on siis lihtsalt üks näide, kui ma kirjutasin, miks tulla tööle Ida-Virumaale, kirjutada Facebooki stiilis, tuli siis selline tekst. Et võite ka proovida täpselt sedasama küsimust esitada. Tegelikult ta annab kõikidele erinevaid vastuseid. Väga palju on küsimusi plagiaadi osas, sest kahjuks kooliõpilased ja üliõpilased väga palju kasutavad seda. Korrektne on viidata, et kasutatud on tehisintellekti vahendeid, aga tegelikult plagiaati ei ole võimalik tuvastada. Nii et see on jällegi ainult siis inimesed peavad ise mõistma ja aru saama. Ja tegelikult olemegi nüüd jõudnud nii kaugele, et alustame ChatGPT-ga. Kõigepealt siis näete OpenAI.com on siis veebileht.
Sisse saab logida, nagu te näete, siis siin all kas Google'i konto kaudu, mina soovitan, see on kõige lihtsam, Microsoft account, Apple'i account, aga saab ka meili teel sisse logida. Ja siis, kui vajutate New Chat, hakkabki tööle. Nii et ilusat kasutamist ja mina lähen kohe praktilise osa juurde ja lähmegi siia OpenAI aknasse. Nii, ma login siit nüüd, ma olen sisse logitud, login välja. Ehk siis, kui te vajutate, jõuate ChatGPT lehele, login siis sisse, näete, on teil siis meiliaadress või siis mina kasutan Google'i kontot. Ja esialgu on teil siis selline aken. Mina siin oma projektid peitsin ära, tegelikult siin mul oli terve hulk juba olemasolevaid projekte, nii et nimetatakse seda projektideks, aga saate kohe küsima asuda. Ja tegelikult on ka nagu vestlusrobot. Ja siin üleval vasakpoolsel nurgas te saate, kuna mina kasutan tasulist versiooni, siis mul on neid variante siin rohkem, nagu näete, kõikvõimalikud versioonid. Aga teil siis võib natuke vähem olla, aga mina üldiselt ise väga ei valida, kui mingisugune versioon saab nii-öelda kasutusaeg või maht saab täis, siis ta ise vahetab teise versiooni peale. No ja alustame vestlust. Tere! Minu nimi on Mare. Olen koolitaja. Ja soovin koostada koolituskava teemal tehisintellekt. Sihtrühm on täiskasvanud õppijad. Koolitus kestab 4 akadeemilist tundi. Lisaks teoreetilisele osale soovin viia läbi ka praktilisi ülesandeid. Ja nüüd ülesanne. Ta tegelikult parandab kirjavead ise ka ära. Koosta koolituskava koos ajakavaga. Nii. Ja enter või siis noole peale ja nüüd ta hakkab koostama. Kirjutab siis tere Mare, siin on näidiskoolituskava, kestus 4 akadeemilist tundi, pakub koolituse pealkirja. Nii, 3 tundi koolitust pluss 1 paus, sihtrühm, koolituse eesmärk, õpiväljundid, nii nagu vaja, koolituse ajakava ja sisu. No ta juba tunneb mind, näete, ta teeb ka isegi tabelid. Nii et ta teab, et ma soovin sageli tema käest tabeleid. Nii et näete, kenasti on kõik lahti kirjutatud. Nii, natuke läheb aega ja siis nii. Ja siis ta pakub ka koolitusmaterjale ja töölehti ja nii edasi. Sealhulgas PowerPointi ja nii edasi, aga ma ütlen, et aitäh. Nii, paku rohkem seminari või koolituse pealkirju. Nii, ja nüüd ta pakub koolituse pealkirju. Nii. Ja terve hulga. Nii, las ta nüüd toimetab. Lähme vaatame nüüd seda vasakpoolset paani. Siin on tegelikult, ta pani ise kohe selle nimetuse. Kui te tahate seda muuta, siis saate teha rename. Näiteks lihtsalt tehisintellekti koolituskava ja enter. Ja kui nüüd soovime midagi uut, siis on jälle uus projekt.
paneme sellele siis nimeks näiteks Kohtla-Järve. Nii. Ja nüüd ma küsin. Ahah, nii. Okei, see projekt, okei. Ja nüüd ma kirjutan siia, et kirjuta olulisem info Kohtla-Järve kohta. No vot, saab siit selle kohta. Nii, siis loo pilt, saab pilte, loo pilt tuleviku Kohtla-Järvest. Nii, ja nüüd ta genereerib pilti. Ta kõigepealt kirjeldab selle. See on kujutlik kirjeldus. Nii, jah, et oli ebapiisav. Nii, väga põnev ülevaade. Nii, vaatame, kas ta teeb. Ja loo visuaal. Ja nüüd ta genereerib siia pildi. Nii, ma vahepeal parandasin siin kirjavea ära. Nii, ja vot selline on tuleviku Kohtla-Järve. Nii, ja kui te tahate uut, siis näete siin üleval on new chat ja kirjutate siin jälle näiteks soovin perele teha kalaroa meriahvenast. Koosta retsept. Nii, ja saate kohe kõik retsepti. Nii palju siis sellest. Nüüd tegelikult siin on võimalik lisada arvutist erinevaid faile. No ma praegu ei hakka siit faile lisama. On näiteks võimalik PDF tekste lisada ja ta kirjutab üle. Tegelikult on võimalik ka pildina tekst lisada ja ta kirjutab selle pildi üle, siis on see, et lihtsalt laete pildi üles ja ütlete, et kirjuta või kirjuta pildil olev tekst ja kogu lugu. Nii ma praegu ei pane. Nii, võtame nüüd midagi veel, näiteks missugune on Ida-Virumaa rahvaarv linnade lõikes. Lisa andmed tabelisse. Vajadusel lisa parameetreid ja vaatame, mis ta siis teeb. Nii, annab teile. Ja ta paneb, näete, juurde ka veel allikad.
nii, kas saad tuua välja andmed ka rahvuste lõikes? Näete, ja on ka protsendid ja allikas, nii et väga mugav. Nii, ma teen nüüd uue chati, mida veel saab teha? Nii, no vaatame, kuidas näiteks, et koosta Facebooki jaoks põnev reklaam koos visuaaliga tehisintellekti koolituse jaoks. Kasuta teksti. No ma panen nüüd midagi nii, et kas oled mõelnud, kuidas AI, ma meelega jätan vigu siia, sest te näete, ta parandab vead ka ära, saaks enda jaoks tööle panna, siis tule koolitusele. Koolitus on tasuta ja nii edasi. Nii, lisa emotikonid. Nii, vaatame, mis ta teeb. Nii, ja näete, lisab need emotikonid, mis on väga tüütu vähemalt minu jaoks panna. Nii, visuaali kirjeldab ära. Tegelikult on mitmeid selliseid rakendusi, kus on võimalik neid visuaale teha. Nii, jah, ta küsib, et kas soovib, et ma loon selle, jah, loo ka visuaal. Nii, ja nüüd ta genereerib selle visuaali. Ja siin vasakul pool vahepeal ma siis näitan, saate projekte luua konkreetse teema suhtes, saate erinevaid GPT-sid ja tegelikult saate ka kustutada. Näete, delete. Nii, pane AI enda jaoks tööle. No ja siin mingi visuaal. Kui see ei meeldi, küsite jälle uut ja nii edasi. Nii et kasutage aktiivselt. Siin on tõepoolest, ma ei tea, võib-olla tulen korraks siia, kustutasin selle ära nüüd, aga okei. Nii, tehisintellekt. Koosta, ma praegu ei teagi, graafik. Leidsin, ma juba unustasin see ära. Ma lähen ikkagi siia, nii esita andmed rahvuste ja linnade kohta graafiliselt. Ma nüüd ei täpsustanud, missuguste linnade kohta. Vaatame, kas ta mäletab, et ma räägin Ida-Virumaast. Kui ei, siis ma küsin üle, et ikkagi Ida-Virumaa linnade ja valdade kohta. Ahah, Kohtla-Järve linnaosades on siis rahvuslik jaotus. Nii, ehk siis siin on näha, et eestlased, venelased ja muud rahvused, nii et väga kenasti. Et siin tuleks siis täpsustada, et mitte Kohtla-Järve linnaosades, vaid tegelikult kõikide Ida-Virumaa linnade kohta, nii et nagu ma ütleks, mida küsid, seda vastuseks saad. Nii, see on siis üks asi, mis ma tahtsin teile näidata. Nii. Tegelikult settingutes ma lihtsalt tahan öelda, et kõik need chatid on võimalik kustutada, on võimalik arhiveerida, siis te ei näe neid. Ja pärast on võimalik dearhiveerida jälle, et siin on mälu on sisse lülitatud. Siin on võimalik, ma ei tea, erinevat häält kellegi teise häält lisada, aga noh, siin ma ei soovita vähemalt algajatel kasutada security.
et autoriseerimine on siis mitmetasemeline autoriseerimine. Nii, et ma tegelikult väga ei soovita siin neid setting uid kasutada, midagi sellist ei ole. Nii, aga nüüd ma tahaks teile rääkida assistendist ja logout siis siit saate välja. Siin on siis see nii-öelda võimalus siis on ülevaade tasud, kui palju siis personaalne ehk isiklik, eraisik ja siis ametialane maksumus ja mis siin veel on, nojah. Nii, aga mina nüüd tahan teile näidata, kuidas teha siis isiklikku assistenti. Ja selleks on siis Explore GPT. Nii, ja kõigepealt avaneb teil selline, noh nagu GPT pood, kus on juba palju olemasolevaid GPT-sid, nii-öelda pildigeneraator, proovige Scholar GPT, see on siis, otsib erinevatest teadusandmebaasidest, et võite täiesti neid kasutada. Nii, aga siin on siis ka kirjutamise jaoks erinevad sellised GPT-d ja siin on tegelikult, ühesõnaga seda peate ise vaatama ja on ka My GPT-s. Ja siin on näha, minul on 3 GPT-d, on siis koolitaja, eesti keele toetaja ja kõrghariduse assistent. Nii, ja kuidas siis luua uut assistenti on siis, näete, kui te olete siin Explore GPT ja Create. Ja siin on 2 võimalust, kas te kirjeldate ja ta loob teile või te juba täidate konkreetsed väljad. Siin võite mõlemaid kasutada, aga lihtsam on, alustame kõigepealt ja siin siis kui konfiguratsiooniga, siis ise saate siit lisada pildi, eks ju. Noh, nii, kas oma pildi või mõne ikooni, nimi, kirjeldus, instruktsioon, mida ta teeb, missugune on tema käitumine ja nii edasi ja nii edasi. Aga võtame mingit lihtsamat varianti, ehk siis looge üks assistent näiteks. Loo virtuaalne assistent. Ma olen algklasside õpetaja. Mulle meeldib joonistada ja lastega palju värskes õhus viibida. Nii, ühesõnaga pange täiesti täpselt nii, nagu te ennast kirjeldate, eks ju, et soovin koostada õppetöö jaoks, ma ei tea, töölehti. Nii, aitab küll. Panete niiviisi ja nüüd ta hakkab teilt, midagi hakkab tegema ja siis ta hakkab teilt küsima. Nii. Hetkel ta siin nii-öelda seedib seda, loeb seda läbi. Pakub teile selle assistendile nime. Kui teile see meeldib, võite jätta, kui ei meeldi, siis loobute, kirjutate üle. Näete, siin on näha, kohe saab see assistent valmis. Nii, ja ta ütleb, kas sulle sobiks loovõpetaja abiline? Noh, hästi, ma ütlen, et sobib. Nii. Nüüd ta pakub profiili pilti, aga vahepeal vaadake, siia paremale poole on tekkinud juba sellised nii-öelda abiküsimused. Nii, kus see profiilipilt on nüüd? Ma ei näe. Küsin, kus on profiilipilt, ma vist läksin sealt ära, sest ta katkestas selle töö.
no ma ei tea, kas see kuup on siis see profiilipilt. Nii. Jah, pane rõhku loodusele. Nii, aga siis on paremal pool, mul jäi pooleli, on näiteks koostaja 1. klassi matemaatika jaoks tööleht. Mul on vaja värvimislehte kevade teemal. Vot näete, kui vahva. Nii, kas see meeldib? See meeldib mulle. Nii. Või aita töölüht täishäälikute kordamiseks ja nii edasi. Nii, praegu on mingi takistus, ta peaks tegelikult siia paremale poole selle looma. Nii. Nii, paremal on eelvaade. Nii, kas soovid alustada? No praegu ma ei soovi, ma teen create ehk siis loo. Ja kes siis seda näeb, kas igaüks lingiga või siis ainult mina, ma panen ainult mina ja save. Nii, ja näete, nüüd on mul loov õpetaja abiline. Nüüd ma saan kasutada kas lihtsalt ChatGPT-d mingil muul põhjusel või loovõpilt õpetaja abiline ja nüüd näiteks palun tee ülesanne, mis sobib õuesõppeks. Klõpsan seal ja ta kohe pakub mulle ja saan siin edasi toimetada. Nii et ja kui siin teha veel üks assistent, siis jällegi saab kasutada. Nii et noh, näete, võimalusi on palju ja väga suur abiline ja siit saate siis valida, kas loovõpetaja abiline või missugust parasjagu te seda ChatGPT-d te kasutate. Nii, et see on, siin saab siis midagi muuta, parandada. Nii, ma näitan veel, et loo visuaal töölehele. Nii ja näete, siit saate selle ka alla laadida. Ja ta laeb teil alla, saate arvutisse laadida. Nii et saate suuremalt vaadata ja nii edasi. Ta ei kipu eesti keeles kirjutama, et mina tavaliselt kirjutan, et loo visuaal ilma tekstita. Nii, sest et see tekst on tavaliselt ingliskeelne ja see mulle ei meeldi. Ja kui ta hakkab eestikeelset teksti, siis ta paneb need täpitähed kuidagi imelikult, nii et ka ei ole hea variant. Kuidas ma veel kasutan? No nägite, nüüd on väga armas tööleht ilma selleta. Kuidas ma nüüd veel kasutan? Ma ütlen, et nii, abikeskus. Teate, mul ükskõik missugune probleem on, näiteks te olete ChatGPT-s ja te ei tea tegelikult, kuidas assistenti luua. Küsige, kuidas luua ChatGPT-s virtuaalset assistenti. Nii, ja nüüd ta kirjutab teile. Täpselt, kui te unustasite ära, kirjutab teile ära. Või näiteks, kui te küsite, et missuguseid AI võimalusi on võimalik kasutada Word dokumendis. Nii, mul on pooleli ta ei taha. Nii. Ja ta kirjutab teile. Või näiteks nii. Või on teil Exceli kohta küsimus või te on, kuidas ühendada kahte
videot. Paku kõige lihtsam rakendus. Ta kirjutab veel nii pikalt. Kui tahate katkestada, siis vajutate siia. Nii. Nii ja nii edasi, nii et soovin teile mõnusat avastamist, loodan, et teil sellest on palju kasu. Mina tõepoolest seda päris tihti kasutan, et mina ütlen, et see on nüüd see tark mees taskus, mis meile on siis antud. Kuna te saate seda ChatGPT-d teha ka kasutada mobiilis, siis sageli on tõepoolest midagi hästi kiiresti vaja. Kas nõu küsida, mis iganes tõlkida, siis ta on mul mobiilis olemas ja ma kasutan. Nii et toredat kasutamist. Aitäh kuulamast!